Vaatamata sellele, et lubati tänaseks meile pigem vihmasajulist ilma, siis tegelikult nagu näha paistab päike ja põhjuseks selleks on see, et sajad golfihuvilised ja TV3 sõbrad on kogunenud siia Rae golfikeskusesse, et maha pidada järjekordne TV3 Open golfi turniir, mis toimub juba muide 17. aastat. Toomas, mis on see, mis seob neid toredaid inimesi, kes on kogunenud siia Rae golfikeskusesse ja TV3? No ma arvan, et neid seob ennekõike selline positiivne ellusuhtumine, et nii golfarid kui TV3 grupi inimesed, ma arvan, jagavad seda sellist head töö ja positiivsust ja see ongi see, mida me ju otsime. No juba 17. korda me tegelikult kutsume kõik oma parimad sõbrad ja koostööpartnerid siia kohale selleks, et mängida üks päev toredat golfimängu ja selle kaudu võib-olla siis ka tähistada häid tulemusi, et kui suurt rõõmu on meil põhjust tunda sellel kevadel? No üldiselt muidugi on minu selline lipukiri pigem see, et liiga optimistlikuks ei tasu kunagi minna, et isegi kui läheb hästi, siis tasub jääda nii-öelda tagasihoidlikuks, sest kunagi ei tea, kui see õnn võib pöörduda, et tõesti TV3-l on läinud väga hästi vanuserühmas 18 kuni 59 oleme me näidanud sellel telekevadel väga häid tulemusi, nii et praegu võib, ütleme, mõõdukalt õnnelikuna ennast tunda. Millised on meie eesmärgid seoses tänase päevaga golfiväljakul, kui me räägime TV3 tiimist ja millised on meie eesmärgid siin lähitulevikus? No TV3 tiimist ma tahan siiski näha võite ja kes võiduga koju ei tule, eks siis meil tuleb homme pikem jutuajamine tööl, nii et nii see käib meie juures tänasest või mitte tänasest, tegelikult juba aprillist. No rõõm on näha, et Jaakob, sina oled oma tiheda töögraafiku juures ikkagi leidnud aega, et täna võtta osa siis TV3 Open golfiturniirist, aga kui tihti sa üldse jõuad väljakule oma elurütmi juures? Mina olen sel aastal ja kuulanud tähelepanelikult mänginud 25 täisringi. Ehk siis mulle väga meeldib, golf tekitab sõltuvust, olge ettevaatlikud positiivses mõttes ja ma ei suuda ära imestada, kui palju üks mäng mind suudab köita. Millele sa rohkem arvastad, kas sellele, et mõni karikas endale kaasa võtta või võita loosi auhinnaga näiteks Go Traveli reisitšekk? Tead, sellega on nimisi, et mul juba on üks karikas kodus ja mis sa ikka nende karikatega teed. Ja mul ei ole mitte mingisuguseid lootusi. Ma tulin siia lihtsalt mängima, et ma arvan, et see on õige ka. Ja see aasta mul täitsa kenasti juba läinud, et ükskord mängisin 84, teine pool oli juba palju parem. Ingar Mäesalu. No nii, Ingar, karikaks, aga Go Traveli kinkakaart, kuhu see sind viib? No eks ta viib golfiradadele harjutama, kuna tänane päev oli selline, et ilm oli hea, seltskond oli super ja kõik oli nagu hästi, aga mängu ei tulnud üldse kohe mitte nii-öelda, et siis ma pidin nagu nutma hakkama. Aga nüüd selline peahunt tuli mulle, et see oli nagu õnnistus. Aitäh TV3, aitäh teile!